käes on hommik ja lahkumegi oma Hiltoni hotellist. Kas on kõik? See ongi kõik. Ei, see ei ole kõik. See kõik on alles algus. Nüüd suundume. Kuhu? No plaan on minna Hollywoodi. Aga kunagi ei tea ju, kas plaanid teoks saavad. Loodame, et saavad. Ühesõnaga lähme Hollywoodi, kuna check-in'i on alles kella 3, siis mõtlesime, et lähme käime kuskil Universal Studios ja vaatame siis äkki näeme tuttavaid asju, mida filmidest näinud. Tahaks loota. Ja äkki näeme mõnda kuulsust. No, seda tahaks ka loota, jah. Ja oleme jõudnud Hollywoodi. Andsime pakid sinna ära. Regamine on kella 3 alles sisse. Aga seni lähme vaatame Universal Studiot üle. Are you excited? Are you excited? So much. So much. Et lähme vaatame siis, mida avastamist pakutakse. Ja kuidas mis saame, me ostsime küll piletid enne ära. See on mingi järjekorrad. Me vaatame siit samast väikepõdel. Nüüd sattusime kuhu? Peaks siis see Harry Potteri teemaline mingi väike sektsioon olema, kui väike ta on, ma ei tea, ma arvan, et mitte väga väike. Aga igal juhul on ta üks popimaid siin. Läheme siis stuudiotuurile. Natuke on inimesi nagu näha. Et igale poole, kui sa lähed Harry Potteri maale kuhugi sinna võlulossi, siis ootad 60 minutit. Kui sa lähed siia mingile tuurile, siis siin on ootad 30 minutit. Jah, inimesi on palju. Ise kestab tunni aega. Aga mida me siin näeme, ma ei tea. Äkki mingi filmi asju. Jah, see on nagu filmiplakatid olid ees. No ma eeldan, et siis on need mingid kongid ja Fast and Furious ja... Aga jah, ma ei tea. Ei oska oodata seda nii. Aga meil on mingi popid, prillid. Ei tea veel, mis prillid on. Ei tea. Ikka ootame. Oh! These bungalows used to be the dressing rooms of the stars. The stars like Lucille Ball, Doris Day, Jimmy Stewart, Rock Hudson. Today they're production offices for some of Hollywood's top right. For an iconic movie called Back to the Future with Michael J. Fox and Christopher Lloyd. Check it out, guys. The clock tower has evolved throughout the years. But recently they shot here a series, a TV show streaming on Peacock. Janet, are you excited? For what? We're on the world-famous Universal Studio Tour, and right... Ja see on maja tagune. Fassaad. Harry Potter and the Chamber of Secrets. In total, they created 17.5 Ford Anglias for the film. The Pink Corvette from the limited series Angeline, now streaming on Peacock, starring Emmy Rossum as Angeline. Word, and that word is cut! Cut! No, Peti, sinu näeb ikka. Tahaks nagu filmida, aga siis ei näe ise. Just like this one. On a dark and drizzly night, a young woman named Marion Crane was escaping authorities after stealing $40,000 from her boss. To be out, okay? Well, let's see, maybe he could hook us up with a deal and slash some prices off our stay here tonight since you guys took the tour. Your mother! Mom's gonna know about this and she's gonna ground you with his mother. She lives here in the Psycho House. To sit down to talk about war. I thought, what if the 747 goes down right in the big middle? Because it's his...
Noh, stuudiotuur on läbi, kuidas muljed? See oli küll ikka mega äge, kes siia tulevad, siis kindlalt soovitaks seda läbida. Ootama peab küll kaua, aga see on väärt päriselt ka seda, et mina ei tea, selles mõttes näed neid võttepaiku, siis ma ei kujuta üldse ette, et mismoodi, nad on nii väiksed nagu. Sa teed mingi terve suure filmi ja lihtsalt kõik on üks suur vettus, kõik. Hooned püsti ja ei ole kuskile vaja minna. Mingid maketid ja siuksed asjad on, üliväikse ala peal tehakse tegelikult ära mingisugune terve pikk film või terve suur sari, ma ei tea. Vaatame siis, mis siin veel on, sest et see oli ainult kõige esimene asi, mis siin vaadatud on. Et tundub, et siin, jah, et kes tuleb siia, siis varuge kindlasti, ma arvan, mingi 5-6 tundi aega. 3D prillid või 3D, mis asi see 3D kino, kuidas me ütleme siis 5D kino või see on 10D kino või? Ma ei tea, need Sauruse King Kongid, siis sa satud nii-öelda filmi nende kiirete vihastega. Üliteadruult tehtud, kuidas see rong loksub ja visatakse sulle vett näkku ja kõik, et hästi lahe, väga näkku. Ühesõnaga, siin on see, kus vana hea veemaailm filmiti selle, kes on Kevin Costneriga või? Mina jälle näinud ei ole. Selle võttepaik, mis on säilitatud ja siis iga mingisuguse tunni aja tagant või siis tehakse nagu live show nagu inimestele, kõik seisavad siin massidena. Ma ei tea, kas me sealt kuskilt tagant reast üldse näeme midagi. Pean igal pool muudku tegema, ise ei tea mitte midagi. Äkki vaata filmi nagu. No ma väga mingit Jurassic Park ja selliseid asju väga ei ole fänn, aga ei, selles mõttes on, näha on ikka lahel loomulikult, aga seda äratundmist nii palju ei ole. Ühesõnaga, see on nüüd see veemaailma teema, kes on näinud, kes ei ole näinud, keda Hollywoodi kultuur ei huvita. Ühesõnaga, iga pooleteist tunni tagant hakkab mingi show. Siis vaatame, mida meile pakutakse, kas Kevin Costner ise ka välja ilmub. Ellen, get over here. It's good to see you. Live. Where have you been? Why don't you do us all a favor, huh? Stay in one spot. Ütleme nii, et parem kui draamateater. Nii, show on läbi, jah, üliäge oli. Et ikka nagu täie raha eest, Noh, kaskadöörid otse laivis, mingisugust, mis asjad need on, et hologramm ei ole, kõik on päris palju oli, ma arvasin, et jah. Ulmürgel ikka nagu korralikult tuld ja möllu ja nagu oled see veemaailma näinud, siis kõik oli teemas sees ilusti. Et Kati nüüd vaatab veemaailma. Võib-olla küll, jah. Et kui teised vaatavad filmi ja siis tulevad, et filmiga sarnasusi siin leida, et siis mina vaatan siin ja siis pärast Ei, see oli päris äge. Oli küll, jah. Ja kuna päris soe on alati siin, eriti suvel, siis on ka siin sellised toredad aparaadid, mis on Kati lemmikatraktsioonid. Jaa, hästi head on küll, jah, kuna ma ei tea, kuumus on ikka jumala meeletus, et isegi see asfalt on nii kuum, et läbi plätude kõrvetab. Ühesõnaga, siin saab veel minna Transformeri mingisse show, Mummi show'le, Jurassic Parki omal, aga kõigil sa pead ootama siin. Ärgid otseselt päikse käes, vist ilmselt ei pea ootama, seal on lahendatud see probleem, aga... Tohutud ootejärjekord nagu Jurassic World 90 minutit seisvad järjekorras ja siis veel lähed selle show'le, läheb aega, nii et ma ei tea. Nii et tegelikult on siin võimalik osta ka mingisugused ekspresspiletid nagu. Et kui te tulete siia, siis pohku see raha nagu, et igale poole kiiremini sisse nii need atraktsioonid võtavad oma aja nagu. Igal pool raisata nagu, kui sa tahad 3 käia, siis sa raiskad juba päevast 3 tundi lihtsalt sama olemisele. Järjekorras seismise peale. Ja kes on Simpsonid näinud, siis muidugi on suuke tegelane nagu moe, kuidas see inglise keeles on? Mo baar. Me võtame sealt väikse õllega. Moga peab ikka koos oluti oma.
ühesõnaga oleme moebaaris, Moo baaris ja võtsime õlle. Iiga ärimeest ühe õlle hind on 15 pluss. Alati Ameerikas, kui tulete, siis teate alati, et kui teil on mingi hind, siis alati on niisama hind, aga taksi hinda need tulevad alati juurde. Pluss, kui olete kuskil söögikohas, siis tipirahad ja nii edasi. Et see hind, mis te näete, see ei pruugi olla see, aga ühesõnaga $15 kost pluss taksod, taksid. Maitsen siis mu elus. No, Meki ka. Üldse pead selle mõista, kuidas ta on inglise keeles? Moo teeb. Ma ei tea, ma ei ole nii mingi suur õllesõber. Selles mõttes, et mina ei nagu õlu, et ta ei ole nagu mingi mingi erilise maitsega. Aga see ei olegi tähtis, tähtis on emotsioon, et sa käisid aga ta on tugeva maitsega. Tähtis on see, et sa käisid siin õlut joomas. Vauga. No seda autot teavad küll kõik, on ju? See on siis filmist Muumia, see päris originaalne auto. Või nad kihutasid seal selle kollase autoga, me kõik mäletame. Sest Kati vana Hollywoodi kultuuriaustaja filmisõber. Mäletame. Ma olen trailerist näinud. Aga lähme siis vaatame, äkki saame mingisuguse trenimeeniks ja mälestuseks. Jaa, seda treni ikka päris palju. Noh, filmistaar, oled sa valmis kõnnima Hollywoodi Faumos tänaval, põhitänaval ja nüüd keerame siia põhitänavale ja me hakkame nägema tohutut superstaare. Lihtsalt ei jõua kokku lugeda neid nägusid, Hollywoodi tuntud nägusid, keda kõik me siin tegema hakkame. Nii, see on nüüd põhitänal sinna poole, siin on väike otsakene ja hakkame siis avastama. Noh, Kati, millise tähega sina pilti teed siin? Ma ei tea, raske otsustada, neid on siin nii palju. No ikka otsiks mõnda oma mingisuguse, näiteks Jackie Chan, Pink. Which one you guys like? Mul on juba samasuguse maaga pilt. Täpselt samasuguse näoga madu oli. Hollywoodis jalutades kõtu läks tühjaks. Tall. Kõtu läks tühjaks ja mõtlesime, et võtame väiksed söögid ja mis mikka siin. Ja mis siis edasi saab? No ma ei tea, ma ei oska öelda, mis siin on, eks siin peab vaatama, jalutama lihtsalt ja vaatama, mis tee peale jääb. Hollywoodi kanades tehtud Hollywoodi kanatiivad, aga lase maitsla. Kas on teine mekk või? See on jälle huvitav. See maitseb nagu kana. Oss, päriselt jah? Uskumatu. Muidu on sellistes autodes pakutakse sulle tacosid ja burritosid, siis siin pakutakse sulle live-bändi. Igal vennal käib oma autos, käib oma pidu. Aga need autod on tõesti ägedad siin. Kõik peale, lahe, täiesti lõpp nagu. Teed enda autost tõsiks auto või? Oo jah, ei kui ma oskan, siis kindlasti teen.
ma hakkangi nüüd õppima seda, kui ma koju tagasi jõuan. Peab otsa mulle. Don't fuck with me no more. Don't fuck with me no more. And I mean that. Don't fuck with me no more. See on siukene Give me all my shit that I mõnus paid siuke for. Hollywood. Then don't fuck with me. Ühesõnaga siin elu käib igal And I'ma tell my sammul. brother, you niggas Karjumine out here käib. acting like bitch. Ma ei tea, ma eeldan, et kaklused käivad. Kõik räägivad oma ette. Või tegelikult võib-olla räägivad kellega, keda meie lihtsalt ei näe, et me oleme vist nii lollid. Seal on vist mingi see kodutüli ja Jou, rahvas. On, ma ei tea, mis päeva hommik. Oleme siin Hollywoodi hotellis esimest hommikut. Kati sai oma hommikusöögi ära. Nüüd ägiseb siin. vaadad küll. Vahet ei ole, see on siuke tagasihoidlikum hotell, hommikusöögiks on saiad ja natuke mahla ja kohvi saab vähemalt. Selles hotellis on hea, et kohvi on päev otsa, et me võtame palju tahad. Ja noh, siuke singid asjad, munad, siukse asju siin küll ei ole, nii et kui tulete Hollywoodi tahad selles hotelli, siis teate. Ja siis täna lähme partner Rossi koha hakkame liikuma, kuna ma suutsin kella 9 aega hommikuks juba planeerida ühe tuuri. Ja siis üks väike detail ka, et sõime hommikust ja siis üks pilukas tuleb ja ütleb, et te näete täpselt sellised välja, nagu siin pildil. I tell you a little bit about Movie Magic right here. And again, there are no wrong answers. Don't be shy. I worked in entertainment news for about 25 years before I came here. And they like me more. Ühesõnaga, see kõik on fassaad. Tuleb mingi film, siis muudetakse kõik fassaadi, sildid ja see siin näiteks oli hoopis kasiino filmist Auction 13 või 11 13. Aga nüüd on see lihtsalt mingisugune, ma ei tea, pruunmaja, mingi raamatkogu. Back in those days, the different studios were just trying to figure things out. We were just starting, really. Ja siin filmiti Spider-Mani üks tuntumaid stseene, suudlus tagurpidi. Ja siin on vana Gotham, kus Batman tegutses. Kah kõik üles ehitatud linnakene, väikekene. Warner Bros. Selle kodulehe lahti, siis vaatame, mis kõik siin filmitud on, siis järjest ära vaatame. By the way, for Big Bang Theory fans, in the last season, this is a faux brick. Mis koputad siin? And this is what we use more than this nowadays. Why do you think we're using this stuff more than that stuff nowadays? What do you think? That's more texture. Yeah, realistic, right? Yeah. See puruspäev on tuttav sõpradest, valgusseenidest. Nüüd oleme jõudnud siia, kus me tahtsime jõuda kõige rohkem, kus on Friends ja Big Bang Theory. Noh, siin on see filmiträni erinevatest filmidest, mida on kasutatud filmides, kostüümid ja nii edasi. Noh, näiteks siit Marss ründab tegelaskulud. Siin on nagu Batmani see mask, mitte see mask, aga vastupidine mask, mida Michael Keaton kandis Batmani filmis. See on kohvikus, sõbrad. Istus, mis on filmist näha. Anyone ready to take a picture on the friend's couch? 3, 2, 1. Ja see taga laulis, Phoebe laulis oma Pussikati laulu. Kes see? Kes see? Phoebe. No oli ja, ei olnud või? Phoebe. Ah? Phoebe.
Phoebe laulis oma Smellikätt või bussikätt, Smellikätt. Called Smelly Cat. Feeding you, everybody, Smelly Cat, Smelly Cat. Ja see on siis kahjuks mu lemmiksarju Suure paugu teooria. Tundub, et siit üles ei lähegi. Penny. What's up, Buttercup? Siis ma olen alati tahtnud teha seda nalja ära, kui ma tulen siia stuudiosse, kus Sheldon alati koputab 3 korda. Ma ei tea, mis kiis ta sellega on. Pidi külge hakkama, vaatame. Penny. Ei ole kodus. Tundub, et kus. See on kõige see. See on muidugi Sheldoni koht, siis spetsiaalne. Sheldon on alati siin. Sellest saavad aru ainult sarja fännid. Ja seal on, mis kostüüme nad pannud on. Sheldoni. You're suggesting the work of a neurobiologist like Babinski could ever rise to the significance of a physicist? Jah, ja siin on need kostüümid. Veel mis seljas kandis keegi. Läheme oma kampsuni asjadega. Ja minu lemmik jah. Amy. Volovits. Katsun. Ma sain katsuda seda kostüümi. See küll iimidis. Oma sellisest ilusast seksikas kampsunis või laulab luusi. Nii, kui te arvasite, et Kati näebki siuke püss ja kena välja, siis tegelik Kati on siin. Lehvita. See on mu tegelik mina. Ja siin on jälle see laud, käebik, mille laua taga saab pilti teha. Et lähme teeme Katis pildi, ministu. Ja noh, nii kui filmi helid on, siis alati kõik need helid ei pruugi olla originaalsed, näiteks hobuse kappamine, taha kokku kookospähkleid. Nii tahad, et tuli põleb, siis mullikile pigistame ja nii edasi. Ja muidugi tuuri lõpus siin saate siis osta seda Central Parki nänni, ilmselt sõprade nänni, kõike nänni. Kati lubas osta kõik poekaardi tühjaks. Ja sõprade fännidele siis Jennifer Aniston Rachel kandis sellist kostüümi sõprades ja Ross sellist kostüümi. Kõik on täiesti originaalsed ja autentsed kostüümid. Ja samamoodi Joy kostüüm ja Chandleri kostüüm aastatel 1994 kuni 2004. Näed, Schwarzeneggeri kostüüm filmist Batman ja jäämees. Schwarzenegger mängis seda seal. Jälle Kati ei tea midagi Hollywoodi popkultuurist. Näe, Joker kostüüm. Puudutame. Ledgeri kantud. Ja siis kostüüm sealt sellest Batmani filmis, kus Arnold Schwarzenegger mängis pahalast. See kostüüm ja siis katsun seda kostüümi. Tundub seda suht pudi nagu lihtsalt plastik, kuigi näeb teenist mulje, et on mingi talli asju. Ja muidugi Batmani fännidele Batmani auto päris siuke, katsume ka. Kuidagi siuke plastik ikkagi. Ja Mr. Batman ise ka siin. Vengeance. Ehk siis kõige uuema filmi Batmobile, mida siis
mina isiklikult veel ei ole näinudki. Aga no, kuna ma seda nüüd katsun, siis kui ma seda vaatan telekast, siis mõtlen, et ma olen seda Batmani autot katsunud. Ja siis filmidest tuttavad kostüümid, Aquaman, Superwoman, Batman, Superman, Flash, muidugi Flash, aga siis old school teema. Ja seda ma ei tea, aastast 2017, 2017, 2017, 2017. Ja kes ei teaks filmi Dark Knight, kus Batman kihutas oma mootorrattaga ringi. Samamoodi katsume, et ära oleks katsutud, et järgnevalt kui ma vaatan seda Dark Knighti, siis mõtled, seda mootorratast ma ju olen katsunud. Ja Batmobile aastast 1989 film, kahtuttav täiesti disainiga. Ja Harry Potteri fännid siis tunnevad ära Harry Potteri toa või selle mingisugusega trepi all ta elas või. Need on need prillid, mida Harry Potter kandis, siin on sertifikaadid ja asjad kõik juures, ma aru samas. Peaaegu nagu minu prillid. Kui me need siin pihta paneme, me võime selles kõva raha saada oma reisi tagasi teenida. Ebaisse müüki ja... Harry Potteri lendav auto. Ja kõik siis selle Harry Potteri filmist nähtud võlu, mis iganes turkide sisu träni, mis on kokku jäetud või toodud katisugustele turistidele vaatamiseks, imetlemiseks. Ja muidugi lõpeb tuur alati suure keskusega, kus saate Warner Brosi mis igas logode teemadega nänni osta, nii et süda läheb pahab. Ja siin tualettides on see huvitav asi, et kui on meeste naiste oma, siis on ka sooneutraalsed tualetid olemas, kes tunneb, et ta ei kuulu kummassegi. Nii, nüüd on meil see Warner Brosi stuudio külastatud, kuidas on emotsioonid? Väga tore oli, aga neid ei anna väga selle Universaliga võrrelda, et Universal on siuke... nagu Disneyland. Jaa, et möllu, show'd, siukest värki hästi palju, aga siin on rohkem nagu neid kostüüme ja võttepaiku ja stuudioid ja sellist. Siis kuidas see tänaval, mis palju, pole kõiki filme näinud, aga seal kuidas nüüd tegelikult ühes kohas muudetakse natukene seda siluetti, tausta ja tehakse kõik filmid. Ühesõnaga, kõik on suur makett ja siis vastavalt, mida filmitakse, siis pannakse... Et seal oli nagu väiksem ala, see Universalis on nagu suured New Yorgi tänavad üles ehitatud kõik nagu... Näisud nad filmivad ühed ka teineteise stuudios nagu ilmselt neid või neid asju. Jah, aga selles mõttes tore oli muidugi ikka, et kõiki neid tuttavaid võttepaiku näha, et... Jah, sai näppida asju. Näha riideid ja näha, ma ei tea, kõike. Fännidel ikka tore koht. Kindlasti. Aga nüüd, kui me tahtsime minna ikkagi vaadata need Hollywoodi tähed üle, siis... Mõtleme siis neid tähti, mis on selle mäe. Jah, sest tavalist tähti ikkagi ei ole näinud. Ja siis, kuna see mägi või Kristin Park on esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval kinni, aga nii kaua me siin ei ole, siis me läheme siin alla kuskile restosse sööma, kus on neid tähti näha, et me saaksime ikkagi oma need pildid ära teha ja vaadata ära need tähed. Siis kuidas sa käid Hollywoodis, kus on isegi neid tähti? Jah, loodame siis, et on ilusam kui see Eestis, mis on keegi kuskile mäejalamile pannud. Pooled tähed kadunud sealt. Okei, ootame Uberit ja lähen vaatame. Ühesõnaga suht pissed off selle kuradi fucking Ameerika reisijooksu ajal päris tõsiselt. Kätil muidugi ükskõik. Et tahaks neid Hollywoodi tähti näha, mida ei ole võimalik näha, sest kuradi jääb mulje, et see oled Hollywoodis, siis sa näed neid mäe otsast neid tähti igal pool, sest tegelikult sa ei näe, sa pead neid taga otsima. Ja siis mingisugune vanamees kuradi idioot kuradi Warner Brosis ütleb, et kuulge seal kohvikusse lähete, siis sealt näeb küll neid tähti. Siis kuradi fucking kuradi kohvik asus siuksed karud persesse enne ühtegi tähti ja kuradi 10 kilomeetrit viiakse eemale siin. Ühesõnaga, kõht on tühi, tahaks kuradi hotelli minna, kuskilt midagi süüa vaadata ja siis vaatab, kas üldse neid tähti viitsin enam vaadata, mul tekib juba tusk ja ma ei tahagi neid kuradi fucking tähti näha. No mäge vähemalt näeme. Mäge näeme, kus aga tähti ei näe. Ma ei kujuta isegi ette, millises küljes need tähed siin mäel on.
Iias mingid mõttetud pisikesed tähed üle reklaamitud ja ei taha neid keegi näha. Hapud viinamarjad või? Teie. Mõtlesin, jätsin oma auto siia seisma, aga mõtlesin, vaatan, et mis see hinnad siin on, siis teadupäras on USA-s galloni hinnad. Kütus siis bensiin 6,3, 6,5, 6,7, nii et arvestage ise dollarites ümber ja gallonites ümber, nii et ma oletan, et see on nii, eks, mis ta muud ikka on. Ja ka siin tänavatel on need tõukekad, mida saab ilmselt äpiga siis kasutada. Laim, ma ei tea, mis firma oma see, millele see kuulub. Siin käid ringis, ma tunnen, nagu ma oleks mingi Kiviaja inimene. Ja mingi hotellikene siin jälle. Mingi rikkurite korvitte. Üks Hollywoodi tänaval lihtsalt ühes suvalises kohas, vaatame hindasid, et aimu anda. Hommikusöök 9,95, Kreeka salad 11,95, mis siin veel on mingid pizza 15,95, mingid veel mingid siis ravioolid 12,95, sükesed kergemad eined, grillitud lõhe näiteks 21,95, New York steak 23,95, ma ei öelda, nii kaua Ameerikas on, et ei tundugi nii jubedad hinnad. Fancy süsteem, tellid jäätise, sulle antakse järjekorra number, olenemata sellest, et mitte kedagi siin ei ole. Antakse sulle ka see salvetiked käsi puhastada ja kokku siis üks jäätis läks maksma $14 sentidega. Ei ole veel. Huvitavad jäätised. Saime selle jäätise kätte, Kaiti maitseb kohe, ütleb kuidas on. Udiseb. Ja kes on no. No kuidas see saakski olla muud kui mitte hea? Siin on toffifee kummid, ma ei tea, see jäätis on ka mingi suke toffee või karamelli maitseline kergelt. Aga maitseb ta loomulikult hästi, näeb ju ka välja väga hea. Hello, where are you guys from? Estonia. Estonia, I've heard of Estonia. Would you like a coffee or coffee? No. Aitäh, mulle andsid ka. Aga teise kahvliga loomulikult. Ma annan sulle toffifee selle tükiga. Mulle siuksed lisanid absoluutselt meeldib, mis šokolaadid kommid. Häälik on. No muidu okei. Ma tahtsin tegelikult ütelda, et vaatame, kes pole tähele pannud või on tähele pannud, et Kadrile siuksed ilusad juuksed, kas mõni on öelnud kommenteeritud juuksed. Siin on väga imelik on see, et inimesed tohutult kommenteerivad, kogu aeg teevad sulle komplimente. Lähed lampri mööda tänavat, kõik ütlevad, sa näed nii hea välja, sul on ilusad juuksed, sul on, ma ei tea, mis iganes. Et see on nagu eestlasele on nagu väga veider, väga sükene harjumatu, et kõik kogu aeg kiidavad siin nagu. Aga nüüd me lõpuks tegime seda nalja ära ka, et keegi ütleb Katile, et ilusad juuksed, siis ma ütlen, thanks täiega. Aga nüüd ma teen ühe lemmiki näitlejaga ka pilti, leidsin ülesse. Kuna siin tee peal on igasugused muuseumi asju, kuna oleme käinud ka oma pika eluaja jooksul erinevates vahamuuseumites ja nendes muuseumites, siis siin on mingi illusiooni muuseum, et kuna ma mõtlesin, et Vahakõõde muuseumis me oleme käinud, Riplise muuseumis me oleme käinud ja kui me eile sisse astusime nendesse samadesse, siis tundusid suht samad eksponaadid lihtsalt teistes nii-öelda asendites ja siis ma leidsin mingisuguse Giants House'i, kus siin on mingi tagurpidi maja, mingi illusioonide muuseum. Ühesõnaga, lähme sisse. Jah, lähme vaatame. See on nii väga muuseum, et siin peab panema turvalisuse mõttes kohe oma andmed, mis kõik Kati või? See on lisaks veel, kui sul juhtub mingi õnnetus, siis sinu see hädaabi kontakt. Ühesõnaga, et nii-öelda siis hiiglase mõõtu asjad. Hiiglased on siin hiiglaslikud ühesõnaga. Jah, aga nad on siuksed plastikust ehitatud asjad. Hiiglaslik ahi, hiiglaslik kapp. Mine sisse siis.
ma lähen minema, tšau, paka. Noh, mulje, et Kati on hästi kõrgel kuskil. Liigume siia, siis noh, kaob efekt ära. Ja siis peaks siin saab mooned on teistsugused, siis peaks tulema sihuke efekt. Tule. Astu sinna ka. Hüpp üle. No kuidas sulle see muuseum tundub? Tegelikult on selles mõttes väga lahe, et sa vaatad seina peal neid joonistusi ja siis ei tundu üldse nagu erilist mitte midagi, aga siis kui sa neist nagu pilte teed, siis tegelikult pildi peal on päris lahedad. Mina annan trumbile molli. Ja mine baari ka, teeme võta sealt kokteili. Ei saa, jah. Sealt mingi soovidi kokteili juua. Aga ütleme nii, et on asjalikum kui eelmine muuseum ja üks on veel vaadata, nii et vaataks selle üle. Ühesõnaga mingi tagurpidi maja. Kuna ma ei ole Eestis kohki tagurpidi majas käinud ja ma olen kogu aeg mõelnud, et võiks minna, siis leidsime siit tagurpidi maja. Et siin selle tagurpidi maja kohta öeldakse, et seal pidi pea hakkama ringi käima, et kui sa seal sees oled, aga ma ei tea. Siiamaani veel nagu ei tunne, et käiks ringi. Aga noh, ma ei tea, asjad on kõik tagurpidi, kõik on laes. Tagurpidi maja ja ma ei tea, kas ma selle video oskan nüüd teistpidi pöörata ja keerame niimoodi, ma ei tea. Tule alla sealt. Ja Kati ripub. Hoia ennast, Kati, hoia. Keerame teistpidi. Okei. Ja seda kõike saadab täiesti hingemata, paneb meie hais. It's food time, tulime siia kuskile mingisse hamburgeri ja linnuliha vinkside majja tegelikult pigem. Juge suht hotelli ligidal 2 tähtede tänaval ja laseme hea maitsta. Siuke põrts, 15 tiiba, umbes, ma ei tea, ilmselt koos maksudega 25 eurot. Tundub, et need ükskõik mis kasvama kanatiiva võtad, päris vürtsikad. Aga noh, vaata, vürtsid põletavad rasvad, parandavad ainevahetust. Siin vahet ei ole tõesti nagu, mis kastet sa valid. Need on kõik nagu ülispaisid lihtsalt. Sa võtsin veel Vladimiri ka. Vladimiri on ka nagu nii spicy ees. Võtad süüa, söök on nii vürtsikas, tahaks peale joo midagi, see on ka vürtsikas. Et teha nagu mitte midagi ja ei saa. Ei, selles mõttes muidugi tore. Maitseb hästi. Aga me ei jäta jonni, tahaks ikka need Hollywoodi tähed üle vaadata. Lähme Uberiga ja siis meile siit Hollywoodi hotellist anti siuke aadress, kirjutage ülesse. Ja siis lähme vaatame, kas me näeme lõpuks need tähed ära või see on lihtsalt üks vandenõuteooria, et need tähed üldse olemas on. Ja võimatu on saanud võimalikuks vist. Ja vandenõuteooria ei olegi vandenõuteooria, vaid need tähed on päriselt olemas. Ma ausalt öeldes hakkasin juba kahtlema selles. Ma mõtlesin ka, et huvitav, et kuidas nii populaarset asja on nii raske leida. Keegi aadressi ei tea, kõik on otsa vale aadress, ükski juht ei oska sõita. Täna anti ka samamoodi vale aadress, aga õnneks juht ise teadis, kus minna. Nii et see aadress, mis ma teile, kallid sõbrad, filmisin sisse, et ma ei tea, kas see nüüd päris õige on. Uberi taksojuht selle aadressi järgi viis meid, kui me vaatasime, et seal eksleb, ütlesime, et ta meil tähti näha. Ütles, et okei, et ta toob meid sinna, kus ta teab, et neid kindlasti näha on. Aga jah,
imelike tähtedega mulle ka mulje, et need on lihtsalt nii suured mäe otsas, mis on absoluutselt üle, ma ei tea, Los Angelesi näha. Tegelikult on ilge seiklemine, et neid üles leida. Ja ma ei saagi aru, et kuidas on nii tuntud asi ja lihtsalt keegi ei oska minna siia. Ja siin see on täies hiilguses Hollywood. Ja siin Hollywoodi tähtede juures alla tulles, kuna me üleval pole levi, siis ei saanud Uberit tellida või Uberit, siis siin on mingisugused väiksed majad ja näiteks siin maja juures juurde väike basseinike, kus suured kalad sees ujuvad, mida väga hea pannile panna on õhtuks. Jaa. Mõtlesime, et tuleme ka siis Beverly Hillsist läbi ja seekord ei läinud väga palju aega, et seda Beverly Hillsi siis linnamärki või signatuuri siis nagu Küll aga läks väga palju aega, et nende neetud tähtede juures ära saada. Sai kõvasti kõmpidest, lõpuks aastas me kõmpsime valel poole, sest taksod sõid siit teisele poole. Kõigepealt kulus 2 päeva sellele, et neid üles leida ja siis pärast sa saad ära enam. Ühesõnaga, kui olete näinud filmi Beverly Hillsi 90210, Beverly Hillsi võmm, siis lähme vaatame, otsime selle peatänavaga üle, et klubime see niisama, vaatame Olustiku poest, teeme väiksed õlled, asjad, niisama vedame mõnusat päeva ja siis muidugi teeme mõned ägedad pildid siin. Jah. See selline, kallid sõbrad, on palmidega ehitud Beverly Hillsi suvaline tänav Google järgi üks sükest, no, kus on palju poode, inimestel meeldib siin tänaval olla. Tundub, et siin on palju kalleid poode, brände, luksusbrände. Jah, sellepärast me siia tulimegi. Sest me ei olegi saanud siin teisel veel üldse raha läinud. ei ole absoluutselt. Ralp Lauren, palun väga. Siin need palmid on kõige ilusamad palmid, mis ma üldse kunagi kuskil näinud olen. Need on sellised nagu, noh, ma ei tea, hästi ilusad. Et sellised korralikud, vaata muidu kipuvad ikka sellised mässid olema igal pool. Tati leidis endale auto, mida ta kindlasti osta tahab. Ma kindlasti ostangi kunagi. Osta kohe ära? Ei, ma teengi praegu pilti, et siis ma... Jääb meelde? Ühesõnaga, see Rodeo tänav, Louis Vuitton, mis iganes, vist kõige kallim tänav, ma ei tea, kas planeedil, aga noh. Dolce & Gabbana, Valentino, Chanel. Et see on jah, siuke Rodeo tänav, et kui tahate tulla või kuidas... Võtke palju raha kaasa. Jah. Kuna kõtu läks tühjaks, siis astusime sisse kuhugi kiirtoidu kohta, sandwiches, Jimmy, kuidas säädatakse Jimmy John. Võtsin rapi tai kanaga päris hea, satute Beverly Hillsi, kuhu te ilmselt kogu aeg satute. Ups! See astuks sisse päris hea. Jah, õige. Soovid. Hätti, meil on siuke 5 inimene toitub valgusenergiast, ta tavatoitu enam ei söö. Et selles mõttes te oska kaasa rääkida. Oskan oli küll väga hea. Noh, ja WC-s siis saab teada, mis tüüpi sa oled. Või see Ben & Jerry poodi. Me võime kerad ja lahtist Ben & Jerry jätest osta siis. Ja nii kui ikka, me oleme varem öelnud seda, et iga selle jäätse taga või toote taga on kalaraas, mida Eestis näiteks absoluutselt ei ole kuskil näinud. See on
seasöögikohtades paljudes on niimoodi kohe tabloodel on nagu erinevad toidu siis nii poole kui teispealt portsjoni kalore, mis on tegelikult väga hea. Ühesõnaga 9,99 on suuruse portsid, saab 2-3 maitset panna kokku. Erinevad siuksed šokolaadi, kahvli asjad. Et anname maitsta. Esimene on see, mis ma tahtsin kookosega. Hullult hea. Usume, et teised on ka head. Vot sellisne asi. Pole kunagi vaadanud enne see poes käinud meil. Ilmselt on mujal riikides ka, aga igavesest läheb. Mis nüüd? Tuterdame Beverly Hillsis niisama. Ei leidnud Google'dades, et siin mingid tohutuid vaatamisväärsusi oleks. Ja siis vaatame samad sillima. Naudime palavat ilma. Vaatame mis teil peale jääb. Kohtu kuume. Nakk. Penny. 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 Nii, oleme jõudnud siis Venice Beachi, kus meie riigis hakkab vaikselt juba otsi kokku tõmbama paar ööd veel. Ja võtsime siia kohe täpselt randa, nagu näete, hosteli, nii et nüüd oleme Trumpi kullast lossist jõudnud hostelisse, mis nägib päris crazy välja tegelikult, mõnus teistmoodi. Ehe nagu. Et vaatame siis, milline see Venice on ja Venice või? Venice. Et sinna poole jäävad Muscle Beachid, sinna kuhu jääb Gold Gym, sinna jääb Santa Monica, mis me siis nüüd läbi rändame ja vaatame randa ja tutvume siis ümbruskonnaga ja toome natuke väikse pildiga teile ja võib-olla isegi lähme trenni. Kindlasti. Kati kui teile. Kati vaatab sealt Muscle Beachi ja sealt värava tagant, kuidas me trenni teeme. Ei. Jaa. Ühesõnaga, pigem on see ikkagi Muscle Beach, sest seda muskli teemat ja neid moikasid ja Arnold Schwarzeneggeri teemat, seda kõike nagu siin lädemetes nagu. Ja muidugi on ka Muscle Beach siis, kus me siis lähme teeme väikse treeningu, natuke hiljem küll vist. Et siuke väikse käed. Päris lähe. Aga me ei näe siin väga palju muskli inimesi nagu siin trenni tegemas. Kus on Schwarzeneggerid, kus on Lou Ferrigno. Ja on siin valguse käes ja samas on ka siin varju all siin mingid aparaadid. Nüüd lähen vaatame, mis hind on, et siis täna teeme siin ja homme lähme teeme siis legendaarses Gold Gymis, kõige kuulsamas Gold Gymis. Päris randa, see siin on vaikne ookean. Fuck, ma ei ole üldse siuke nii kuradi külm. Jah, ma ei tea, ma arvan mingi 19 kraadi. Et sellega on nii, et väljas võib olla, tegelikult siin rannas ei ole nii soe nagu mingi, et varjus võib olla siuke 23 võib-olla. Et isegi kui ilm on soe, siis ikkagi see ookean on tavaliselt alati mitte kõige soem vesi nagu. Aga noh, jälle samas jalad on juba vaikselt harjunud nagu, et jah, seisad sees siis nagu juba soojaks. Ja siis kui nüüd ei ole päris see koht, aga lähme natuke sinna poole 3 kilomeetrit Santa Monicasse, siis see on see koht, kus siis on filmitud kõik need paivatsid. Aga ausalt, mul on kõht võimaleks mingi süügi võtta. Söögikoha hinnad olid siin ikkagi, oleme harjunud juba küheldi Las Vegas hindadega ja Hollywood hindadega, siis need tundusid niisugused täiesti mõistlikud. Esmapilgul ei olnud jah midagi väga hullu. No odavad muidugi nad ei ole, aga odavamad natuke võib enne. Näitame üldse praegu, kui seal on Muscle Beach. Kuna see on siuke Muscle Beach, siis tegelikult tuleb, ma pean uuesti tulema. Musklirannas jalutades läheb kõht tühjaks. Võtsime astuma väiksest kohast läbi.
Võtsin mingisugused ribid, mis küll ei ole täismõõdus. Kati võttis väikse hommikusöögi. Nii et mäkime, millised maitsed siin Muscle Beach'is siis või Venice Beach'is on. Oodame parimat, jah. Kati tuli mingi roppus meelde, aga ta jätsi ütlemata, sest meie saadet vaatavad ka paljud lapsed. Mina võtsin siis selle ribi. Õnneks ma ei valinud seda full ribi, see on piisavalt suur. On pooli. Okei. Väga suur, jah. Nii et tuleb süüa liha, et muskel ikka kasvaks. No, mul ei ole veel kasvanud nagu väga palju, et ma üritan süüa. Aga ütleme nii, et liil on heaks, päris hea maitse. Kui satute siia Venice Beach'i, siis astuge ikka läbi. Jaa, päris äge koht. Ma teed, jah, mulle ka meeldib see aura või see kõik see asi on siin kõige mõnusa. Anna mõnusa feelingu. Tulge. Ei anna võrrelda selle Stroomi rannaga. Nii, ja siis tulime siia oma rannahotelli. Siuke pisike tuba. Konditsioneer laes. Ja siis siin on siuke hosteli moodi asi, et tegelikult siin on ühis need WC-d ja dušinurgad, aga kui ma maksin natuke rohkem, siis on siin eraldi meil privaatne võimalus pesta, šital käia ja selline see on, aga ta on üliranna lähedal. Nii et kui me aknast välja vaatame, siit käivad aknad lahti, suurtes hotellides aknad lahti ei käi, siis no ma ei tea. Trumpi vaade oli lahe, aga kas sellele vaatele vastu saab? No ma ei tea. On nad kaks nii erinevat asja, et ega neid ei saa võrreldagi. Nii ja siis ongi üks minu Ameerika reisi järgmärkselt unistusi või noh, mõtteid, mis vaja teoks viia, lähme käime ära siis Muscle Beach'i jõusaalis. Ja vaatame, kas seal siis areneb nagu hoopis teisel leveli kui tavapärastes jõusaalides. Kindlasti. Äkki näeme ikka seda Arnold Schwarzeneggerit seal treenimas veel. Mine sa tea, jah. Mine sa tea. Tahaks loota. Tahaks loota. Nii, sebisid piletid ära. Kuidas see piletitega oli? Piletid olemas, nüüd võib Palju pilet maksab? $10 on nägu ja siis on päeva pääse nii-öelda, et sa võid käia sisse välja nii palju, kui tahad kuni sulgemiseni. Kell 6 pannakse kinni. Ja $10 pluss maksud või lihtsalt? Ei, lihtsalt. Okei. Nii et lähme siis vaatame. Kas me üldse julgeme sinna minna, seal on nii suured tegijad ees juba, et... Jah, vaatasin Ameerika reisiga, sellest vormist ei ole mitte midagi järgi jäänud. Häbi minna. Ma ei tea, 8 päeva pole teinud, kaua pole teinud ju. Jah, üle nädala. Nii et kõhud sisse ja rinnad ette ja lähme. Siis Muscle Beach, poolala on siuke väljas, päikse käes, päike on soe ja siis sisemine väike siuke ala. Ta ütleb nii, et ülisuur ei ole, samas jälle kas seda ülisuurt on vaja, siin muidugi noh, nagu näete, siis oluliselt parem kui mingi hotellijõus. Ja me isegi ei tea, mis aparaadid siin on, ega justkui ise keevitatud natukene. Ja siin jällegi, vaata, mingi firmad siin isegi ei ole, vaata. Nii et anname natuke tuld, teeme paar trenniklippi ja Kati muidugi alustab põlgadest. Kui te Katit näete üks päev käimas trennis ja tõlgu ei treeni, siis on... Siis ma olen ilmselt haigeks. Siis ta on haigeks jäänud või tal on midagi juhtunud. Õlavigastusräig. Aga kuna ei saa öelda, et siin üldse siukseid tegijaid ei ole, siis tundub, et üks F on siin päris korraliku definitsiooniga ja päris heas vormis. Kuna tegemist on hiinlasega, siis ma lihtsalt imestan, et ilma maskita küll teeb, aga... Mis on muidugi tore vahepeal, kui sa filmisid, siis ma suutsin jälle raha leida lausa 2 korda. Ma leian igalt poolt siin raha mukka. Nii et...
väljas oled, siis üks asi, mida siin pole peeglid loomulikult, sest neid ei saa kuhugi panna. Kati on lihtsalt siuke pirtspeers, et täitsa lõpe, natuke inimene, natuke on prügikasti haisega juures kohe, ei sobi. Ei no prügikasti ei saa, aga näed vähemalt inimene on andekas. Tellisin jäätist, pehmet jäätist. Oli siin sinise vaariku maitse, eks me näe. Käib välja ühesõnaga nagu keegi oleks aknooli külmutanud ja vahvli tuutusse pannud, aga... See on lihtsalt sinine on glasuur või? Glasuur on sinine jah, ma ei tea, maitse on selline nagu klassikaline jäätis, ütleme niimoodi, et midagi, mingit erilist elamust ei saa, aga hea on ikka. Ja vähemalt see hea Insta pildi. Jaa. Tulime voodi, et Katile tagi osta. Ja ühesõnaga, kuna Marko sundis mind ostma tagi, siis siin saab lasta teha tagi peale selline disain, nagu sa ise soovid, mingite erinevate piltidega, mis nad kas siis hiim pakuvad või siis sul on võib-olla endal mingisugune pilt, mis sa tahaksid. Ja minul oli endal pilt ja üritame seda printida välja Google'ist, aga värvid ei jää täpselt nii, nagu nad peaksid olema. Ja siis, ma ei tea, see tüüp on ka nagu mingisugusest kuskilt, ma ei tea, teisest maailmast. Ja ma ei tea, nüüd ta siin järsku hüppas rula selga ja pani minema ja oodame, et tuleb tagasi. Ja me istume siin tühjas poes, võtke mis tahad, müüa lihtsalt pani rõnale, I'll be back. Ja, põhimõtteliselt küll, et ma võiks, näed, tulegi tagasi. Me tulime otse Hollywoodist ja olid erinevad stuudio, siin on Paramount stuudio, mis filmib siin rannas mingisugust värki, nii et vaata, äkki nüüd tabad mingisuguse, mis oli kood? Kuulsuse, Pinnapl oli see kood. Kuulsuse, keda ma olen terve selle reisi ajal, äkki näeks mõndagi kuulsust, aga mitte kuskil, mitte ühtegi. Jah, aga nüüd äkki näed Paramount stuudio ja seal eemal ma küll ei filminud, aga juba prožektorid ja kõik asjad püsti nagu, et võib-olla tehakse Paivats uut... Unionit. Jaa. Ja see tea. Et selline on niisugune õhtune beach siin Ameerika läänerannikul. Jah, rahvast on päris palju, melu on päris palju. Siin on jah selline hästi siuke mingi hipi vibe ja mingi siukene nagu rege vibe ja kõik, iga teine vend näeb välja nagu Bob Marley, siis kanep on legaalne, igal pool kõik teevad mingit jointe asju, et selline, ühesõnaga jah, igal pool on selline päev otsa kestev peomeeleolu, ma ei tea, kuidas seda võib öelda, ja siukene nagu rege, chill. Ja hästi palju on rulatajaid ja rulasõitid. Ja rulatajaid rattaga, rulluiskudega, kõik siuke, ma ei tea. Ei, selles mõttes on väga lahe koht, et väga kõik need kohad, kus me oleme olnud, on nagu nii erinevad üksteisest. Ja, et igal kohal on nagu täiesti oma mingisugune vibe. Et selles mõttes on nagu väga lahe näha, et sõidad jälle taksoga natukene edasi ja satud nagu täiesti uude maailma. Et jah, just ikka. Et ütleme niimoodi, et kui kuskil Euroopa riikides riigisiseselt niimoodi ringi liigud, siis sa mitte kunagi ei kohta sellist asja. Et see on jah, siin on ikka täiesti mingi next level, täiesti teine maailm.
noh, mis sul oli? Käisin public restroomis. Ja noh, ma ei tea, ütleme niimoodi, et midagi rõvedamat on raske ette kujutada. No nagu need avalikud tualetid ikka, siis kõik on täis lastud igatepidi ja teine asi oli veel see, et sa tõmbad ukse kinni, siis seal on nagu täielik kottpimedus, mitte mingit tuld. Nii et vaata tõesti, et sa nagu kotile pihta saad. Ja see hais seal oli lihtsalt next level. Aga noh, ma käisin hästi kiirelt, nii et... Joo, chill käib. Järjekordne kogemus Ameerikas saadud, kus lähed poodi ja asjad pannakse paberkotti, tassid niimoodi süles. On ebamugav, aga... Mis sul see kotis nii kallist on? Krõpsud. Jätame muud asjad mainimata, sest meie lapsed vaatavad ka meie saadet. On ebamugav, aga kuna sa oled vaata USA-s, siis kannatad ära sellepärast, et see on kogemus. Ja müüja oli Bob Marley ise. Ja nägi vähemalt välja küll selline. Aga ühesõnaga oleme siin kuskil mingisuguses kõrval tänavus. Melu on kadunud, aga ma ei tea, tore on ikka. Ja, teistmoodi on. Hästi palju on siin seda tänavakunsti, et igal seinal, igal poe mingisugusel küljel hästi palju nagu võib näha erinevaid neid muraleid ja selles mõttes on nagu lahe jalutada ringi vaadata. Ja kõik kontingent on siin, kas siuksed Bob Marley'd või kuidas öelda siis Negrood, siuksed filmis nähtud, siuksed gangstad, aga väga ei julgegi siin nagu kõvasti köhatada. Et siukest Jamaica ja Hawaii hõngu on siin hästi palju, et siukest chilli ja siukest beach vibe'i nagu. Väga lahe koht. Ja, on küll. Ja siis väike hommikusöög motelli, rannamotellis. Kati lemmik. Ma pean ütlema saladus, et Katile meeldib saia süüa. Aga ei, see on siuke väiksem koht. Saab siin ise süüa teha, potid, pannid. Seal on inimeste isiklikud asjad, kellel pole külmkappi. Toas on lihtsalt väike siuke tuba ilma WC-ta. Saab odavamalt. Aga noh, siuke see on lahe. Igades me võtsime sinki ja juustu ja paneme saia vahele ja vaata, mis päev toob. Ja kõrval oli ka mingi lobiruum, kus oli väiksed lauad ja asjad, siis kuna seal oli rahvast oli väga kitsaks läks, siis mõtlesime, et oleme hoopis oma hotellituppa nende asjadega. No meil on ikkagi $1,000,000 vaade ja siin on palju mõnusam võib-olla isegi. Oled nõus, jah? Ja kuna on täna eelviimane päev Ameerikas, siis tuleb käia ka ära jõusaalide Püha Graalis. See on ka õued see. Sees ka. Et point on nagu selles, et kui sa siin säinud ei ole, siis ükskõik mitu Mr. Olympiatiitlit sa võitnud oled, siis sa ei ole kulturist. Kui sa oled, siis oled kulturist, tõsiselt võetav fitness, kui sa oled ära käinud Goldzimis, Venice'is. Kohe, mis asub meil selja taga ja tundub, et siin on ka väliala ja ilmselt ka siseala. Nii et lähme tšekime, ajame musklit punni ja tunneme piinlikkust suurte treenitud lihaskollide kõrval ja ülitriimitud fitnesskollide kõrval. Kati on riietusruumis. Kati tutvustab meile seda Goldzimi siis. Suur või? Kes tahab, teeb väljas päiksekäest trenni, kes tahab, teeb sees. Mitu erinevat ruumi. Tahame sees teha. Seda sees teha või? Tahame sees teha.
mõtlesin, et tulin kollide mekasse, aga lihtsalt minu juurde tullakse ja küsitakse, et palju sa proteiini sööd ja päevas. No, eks ma siis kade ei olnud, mõtlesin, et ma söön, natuke ikka söön. Pole see polnud siin midagi tegelikult nii. Võite ka aparaadi vaat putsi panna. Ja siin on välisosa Gold Gymil. Kuna siin inimesed kogu päike paistab, siis pole probleeme. Gold Gymis on ka käidud, mis on muljed? No raske oleks paremat saali ette kujutada, kui aus olla, et ta on hästi suur, kuigi aparaat on tohutult palju ja nii väli kui sisealad ja et nagu jah, ma ei tea, ma ei kujuta isegi ette, milline peaks parem jõusaal olema veel. Palju ühe korra pääse on, kui tahate tulla? No jah, et kõik tahavad südari saada, siis $40 inimene. Jah, see on ühe korra pääse, noh niisugune kuumaksud asjad on odavam nii kohta. Kahekesti ühe korra trenni $80. Jah, ja ostate veel pluusi ka. Ma ei tea, palju see maksis, aga... Mingi 30 vist. Jah, ühesõnaga. Aga noh, lahe on käidud. See on nüüd see kõige Gold Gym. Et sai siin legendaarse võistleja ja treeneriga koos fännipilli tehtud, et nii, et mina olen rahul. See pilt siin. Mis nüüd edasi? Ma ei tea, mis Santa Monica poole tahtsid minna. Jah, vaatame, kus Paivats on filmitud ja siis Kati lubas selle Pamela Andersoni jooksu kaeklubis teha. No ma teen ise siis. Parem küredi. Ma ei tea isi, kes ka mingit võrdust tuua. Jah, Lähme ujuma. Võib-olla. Võib-olla. Kui vesi jääkülm ei ole. Nii on. Nii, oleme jõudnud Santa Monicasse. Rahvast on, see on ka üks süke keskus ja siin filmitigi, siin rannas, näitame hiljem, filmitigi Paivets põhilised osad. Ja vaatame, ikka loodan David Hasselhoffi näha. Kui mitte bikiinides või nendes shortsides, siis vähemalt oma selle autoga kitt. Ja siin nüüd Santa Monicas siis ka see, et see on Road 66 lõpp. Seal teeme veel pilti ka. See õige post. Tee ots, millest ameeriklased ise ei tea mitte midagi. Jah, see oli väga imelik. Ma ei tea, kas ma rääkisin. Jah, vist rääkisin. Ja ühesõnaga siin lõpebki Road 66. No mis tunne on olla Road 66 lõpus? Nagu maailma lõpus või? Enam-vähem jah. Ma ei tea, ma ei ole maailma lõpus olnud kunagi, aga ma kujutan ette, et see võib olla samasugune tunnetav. Vaateratas. Kidding. First names are all we need, but make them big and easy to read. And there are kids around, so please keep it clean. Just your first name, nice and good. Ja siis ilmselt filmisõpradele ja minu ka Paivatsi üks osa oli kuidagi just filmitud nende all siin. Niisugune hull teema oli. Oli Kati siin Paivatsi all, seal filmitud üks osa ja sa oled näinud seda? Ja
viime teid siia Santa Monica selle silla alla ka, milline siin on. Et ma mäletan jah, üht osa, kus seda Paivatsi filmiti, siis ma usun, et suht kindlasti filmiti see siin, kus mingi sillal mingi teema käis. Keegi oli ohtlikus situatsioonis. Aga siin silla all ujumine on keelatud muidugi. Või ta võib selle eemal. Ühesõnaga on ka Santa Monicast käidud ja ma ei tea, need, mis ma kõik asjad olen Ameerikas tahtnud teha, reis, mis jäi aastal 2019 ära, kuna kuradi koroona tulid peale, kus lennureisid kõik tühistati, siis nüüd on see tehtud, et oskagi midagi öelda, et kas sulle meeldis reis? Kule, come on. Ma arvan, et kohtade mõttes Ameerikat on päris raske vist ületada nagu, et siin on seda vaatamist tõesti nii palju, et kohe jagub, jah. Aga niimoodi, ma ei tea, isegi võib-olla ei oska mingit lemmikut konkreetselt välja tuua, sest et siin on kõik kohad on nagu nii erinevad ja nii omamoodi ja selline, jah. Et ülivinge koht, et kes tahab nagu korralikku elamust, ikka siis soovitan tulla. Vaikses ookeanis ka käidud ujumas, vesi on muidugi külm, aga see on jah huvitav, et hästi soolane. Siis laine tuleb. Ja see, mis tagasi läheb, see tegelikult peab ikkagi ookeani poole minema. Peab päris korralikult peab, jah. Et sellepärast ei julge väga kaugele siin minna. Jah, lained on väga käidud, jah. Lähme lungime siis mööda randa hästi kuulid. Päike ei loodud. Easy Top ise tuli praegu ja mängis siin rannas nagu. Täiesti tavaline, normaalne nähtus. Panen tänavale bändi püsti. Kati vaatab siin musklimehi, istub siin. Vaatab, millised musklimehed siin. Tahaks ka trenni minna, aga raha on otsas. No mis teed siin? Istud siin mingite ilusate poiste juures? Vaata, kuidas teised jõuavad trenni teha, aga mina ei jõua. Kati tahaks ka minna trenni, aga raha on otsas juba reisi lõpp ja ei jõua enam jõusale piletitki osta. Jah, peab ainult vaatama, kes teised trenni teevad. Kuule, mine nüüd hakka kommenteerima seal. Mõtlesin, Kati läheb sinna, hakkab kommenteerima. Just too small, you too small. You must use more steroids. Järgmine hetk on see, kus Antel lendab vastu peale. Eat more protein. Just too small. No mine nüüd kommenteeri need, no. Nad teevad ka, neile ka motivatsiooni, et vaatavad siukest ilusat juustega, neiu tuleb ja kommenteerivad, aga võib-olla tõesti ma olen too small, et äkki ma peaksin tõesti rohkem pingutama. Aga sina praegu nagu vaatad, nad lähevad, käivad selle ainu oksad laiali, arvad, et on jumala heas vormis ja jumala rahu. Heasse vormi ja pange veel valutama. Lähme mängime tennis siis parem. Davai. Ja vaat see on nüüd tõesti õhtu viimane söömaaeg. Me tulime siia sellesse söögikohta, võtsime tapad võtsime, anname hagumaist ja siis räägin natukene, kes Ameerikasse tulevad, kuidas siin see, kui kuulda on, siin on päris kõva muusika, kuidas siin tuleb arvestada hindadega ja jootrahadega. Lihaga on see. Siis esiteks, kui on hinnad üleval, siis alati
tuleb taks juurde, kui on üliharva on kohad, kus vaata on hinnad ja seal on kirdade, et sisaldab takse. Et kui te vaatate siin näiteks ka mingi, et tuleb arve ja tuleb mingi 26-23, siis tegelikult juba te arvestate juurde, et 250 maksab tegelikult kogu see asi rohkem. Ja siis millist tippi te soovitate, see on alati eraldi välja toodud. Et kas tahate 15% anda 8-20 ja siis ütleme nii, et see reegel on nagu, et nagu me küsisime selle rootslase käest kõige reisi alguses, no ei pea andma, aga paljudes kohtades on nii, et see tipp on ainult ettekandjate ainus palk. Annate krediitkaardi, siis nad lähevad, teevad see tsik-tsik-tsik. Kui tahate, ei usalda inimest, siis võite alati kaasa minna, et võtaks õige selle asja maha ja siis tuleb krediitkaardi tagasi teile, kus on arve maha võetud. Siis ma näitan teile edasi. Ja siis tuuakse teile siukene tšekk. Loomulikult, et kohe sulas ka maksta ja pole probleemi. Siia panete oma allkirja. Kui tahate tippi jätta, siis siia võtate linnukese ja siia panete. Ja siia kirjutab tippi. Paned siis 5.25. Me paneme 5.25, me oleme nii jälgid viimasel päeval. Ja loomulikult alati loomulikult rohkem panna või alati vähem panna. Mille peale ilmselt ka see teenindus siin, viisakus ja kõik on nii palju suurem, et muidu see tippi ei annaks, kui inimene oleks ebameeldiv. Nii et nüüd pole, kui lähme vaikselt pakkide järgi ja siis juba lennujaama. Jou, ongi reis läbi, oleme siin Los Angelese lennujaamas veel. Just teatati, et pealemineku aeg läheb pool tundi edasi. Öeldi, et Soome jõuab siiski õigel ajal. Tahaks loota, parem oleks. Ja, muidu peame hakkama laevaga minema või ujuma. Ujukad on kaasas, me võime minna küll. Ühesõnaga, oli lahe, võib-olla saite mingisuguse lahedaid mõtteid, toredaid ideid, näha kohti. Meie igatahes saime. Said või? Soovitame külastada igastahes. Kui veel selles hullumeelses maailmas võimalust avaneb. Ühesõnaga, oli lähe. Tänan oma reisikaaslast. Ja jätke meelde, meil Ameerikas šokk ei kanta. On sul mingi soovitus oli tohututele peadvaatajatele? Ja tehti palju raha kaasa, kui Ameerikasse lähte.